et inimloomusel üldiselt on sisse kodeeritud see väljakutsete otsimine. Minu jaoks on kõige raskem magamatus. Ma leian, et ilma eesmärkideta elul ei ole absoluutselt mõtet. Eks ütle millal? Kas ma pean mingi tere ka ütlema või ei pea või? Okei. Üritus, igal asjal on tavaliselt mingi taustalugu, et selle jooksu taustalugu või sünnilugu läheb üle 15 aasta tagasi, kui kes teab, kes ei tea, on Ameerikas üks selline legendaarne jooks, mille nimi Hoot to Ghost, mis on selline sarnane teatejooks ja Nike, meie nii-öelda tööandja, on olnud selle jooksu üks nagu selline toetaja läbi aegade ja siin aastaid tagasi oli ka meie oma tiimil, üksikutel või tiimiliikmetel võimalus seal osaleda ja eks see on selline suur ja äge kogemus ja kui korra seal ära käisid, siis eks see jäi painama. Et me peame samasuguse asja Eestis ära tegema. Ja nii need knopkad seal kaardi peal liikusid, et siin on vahetuspunkt ja kust võiks alustada, kust lõpetada. Et võttis täpselt selline 10 aastat aega, enne kui siis selle teoks tegime. Kui oli üks selline otsustav otsus, kui ütlesime, et kuulge, teeme ära, et istusime autosse, sõitsime sõna otsus mõtles järgmisel hommikul Võrru või Aaniasse täpsemalt ja hakkasime seda trassi märkima, et õhtuks jõudsime Tallinnasse ja justkui oli trass paigas ja siis ei jäänud midagi muud üle, kui paari nädala pärast jooks ära teha. 1, 2, 3, let's get it. Never met another that could do it like I did it. First things first, I secured the bag. I'm so fly and my jet don't lag. I get to the bag every single day. 25-8 on the go on the lane. Tere hommikust! No nii, meil siin on tantsuala. Nii et näita mulle paar muuksi. Mulle meeldivad alati need hommikused kogunemised. Need esimesed seal Munamäe tipus, nagu see esimene start antakse. Minul on alati see, et mul on midagi läinud südame alt natukene nagu härdaks või nii, et see emotsioon, see rahvas seal koos, see on hästi ilus hetk. See aasta siis me laseme stardijoonele 176 tiimi. Need kohad registreeriti jaanuaris alla minuti täis. Ma tean, et ettevõtetes istuti niimoodi, et jagati ära, et 10 inimest korraga erinevate arvutite taga tegeles selle registreerimisega ja kellel siis oli õnne, kellel ei olnud. Suve jooksul on nii vähe nädalavahetusi, mida kasutada ja see nädalavahetus on alati see, mille puhul mina ei kahtle, kas sellest asjast osa võtta või mitte. Sa saad esiteks terve kauni Eestimaa läbi sõita, mis käia paikades, kuhu võib-olla muidu iga päev jõuaks. Selles valguses on see juba nii eriline sündmus. Ma ütleks isegi, et see on võib-olla siuke laulupidu. Igal tiimil on oma playlistid, oma ergutus, muusikad, ma ei tea, sloganid. Ma isegi ei tea ühtegi teist üritust, kus sa tegelikult oled põhimõtteliselt võib-olla üks päev varem juba 3 päeva oled koos ja tegelikult see üritus nagu kestab. Kõige rohkem sinna tagasi viib just siuke 3-4 kuud enne selle ürituse toimumist siuke ettevalmistus, et ma ei kujutaks ette, et kevadel me viitsiks kõik niimoodi trenni teha või valmistuda mingiks asjaks koos. Ma arvan, et iga sõpruskonna või iga inimese, kes on üksteisega nagu lähedane, on üks selliseid lähendavamaid kogemusi on ühiselt kannatamine. Ja ma arvan, et kannatades sa näed iga inimese puhul ära tema nagu päris tõelise isiksuse ja oma sõpradega on alati väga nagu hea seda ühiselt teha, sest te lähete nagu sinna basic levelile, kus kõik vennad on täiesti mahladest tühjad ja
Kui võttagi nagu firmaspordi aspektis seda sündmust, siis kui võib-olla kolleegidega nagu igat vaba hetke koos ei veeda, siis selline nädalavahetus seal joostes on kahtlemata nagu väga liitav, et minul just meeldivad need osad, kus jooksma ei pea, eks ju, et kus me ühiselt läheme La Dolce Vitasse, eks ju, sööme pastat, siis pikutame kusagil puu all, käime ujumas, et mulle meeldivad need osad sellest jooksust. See tunnetus, kuidas su töökaaslased või sõbrad sind raja ääres toetavad, siis sa juba saad aru, kui palju nad sind tunnevad esiteks ja teiseks, kui palju see annab edaspidi ka nende inimestega sellist connection'it. Nende 4 inimesega, kellega koos siis sa seal autos oled, et nemad on 48 tundi põhimõtteliselt see õhk, mida sa hingad, see tunne, mida sa saad. Sa oled õnnelik, sa oled rõõmus, sa oled vihane, sa oled kuri, sa oled kurb, sa oled väsinud, sul on kõik emotsioonid 0-100 koos nendega. Et meeskond see, keda sa ikkagist enda autosse või kellega koos ühte autosse lähed, et see valik tuleb väga hoolikalt teha. Nii et kui sa tahad teada, mis toimub ühes nagu autos, see on omaette. See on naiste auto, see on naiste auto. Aga tuju on hea. Error. Aga saia? Palun. Mida sa tegid? Kukkusin. No ma arvan, et meie number 1 eristumine on ikkagi see, et ei ole võistlus. Kui meie stardi protokolli süvitsi süveneda, siis seal on ikkagi väga palju neid nimesid, keda kuskilt mujalt stardi või finiši protokollist ei leia. Ehk seal on seltskond inimesi, kelle jooks on tipust toppini jooks on ainukene spordisündmus terve aasta jooksul. Ehk ma arvan, et see ütleb nii mõndagi. Nagu sa näed nii palju, kuidas erinevat viisi on võimalik seda üritus kogeda, et mõni täiesti kannatab, mõni on täiesti nagu rõõmupall, et kõike nagu seda mingit sellist nagu spektrumi eri otsi näha nagu nii lühikese aja vältel, nii suvalis kohas. Ütleks, et tiim mängib väga olulist rolli siin raja peal. Me jookseme alati tiimiliikmed koos ja kuidagi see eelkõige üksteise üles haipimine nagu seal jooksu ajavil, kui me oleme nagu enda tiimiliikmetega vaid rajal, aga samuti ka need teepunktid, mis tekitatakse ja kas meil on keegi ruupuriga või trummidega, mis on igasuguseid asju veel aastate jooksul on. Et see on see, et vahepeal lihtsalt samm nagu on nii raskeks muutunud, siis kui sa nagu näed neid kuskil nurga taga jälle, siis on see okei, ma suudan selle lõpuni teha, et ma teen selle ära, et ja tegelikult on ikkagist 10 aastat juba eelnevad aastad on näidanud seda, kuidas ka tavainimesed tulevad raja peale, raja äärde, nad annavad hapukurki, väiksed lapsed jooksevad suga kaasa, annavad morssi, nad teevad võileibasid, et põhimõtteliselt on see terve riik elab kaasa. Watch me turn a tour date to a court case. What's a consequence? I never heard of it. I've been playing with fire, don't give a No ma võiks öelda, et sinna nõrgad ei lähe. Et ma arvan, et jah, sellest vaimsest poolest sa saad seal teiste toetusel üle, aga kui on mingi vigastus või asi, et oled nagu sunnitud katkestama, siis see oleks kõige hullem. Et võib-olla sa juba näed üksteisel näost ära, et kellel mingil hetkel seal jooksul raskem ja ta võib-olla ei suudagi enam sulle vaikselt öelda seda, et tal on raske nüüd. Oota, kui sa jooksed selle ühe korra ära näiteks on, siis tekib see heaolu hormoonid sul väga ei olla, siis läheb ju 4-5 tundi mööda, tegelikult hakkab see väsimus tekkima, sa pead uuesti minema. Ja siis see 3. kord juba, kui sa seal oled öö ära maganud, siis tuled sealt nagu püsti ja sa kõnnid algusest nagu niimoodi, siis mõtled, kuidas ma nagu jooksen, et siis see kokkuvõtmine, et ma pean uuesti minema. Sa tead, et sinu taga ootab kogu su tiim, et nemad tahavad ka ju jooksma saada, siis sa pead oma osa ilusti ära tegema, et ka teised saaksid ilusti rajale pingutama. No ja miks on, et inimene peab nagu läbi kuidagi pingutuste ja raskuste kuidagi tuleb see nauding, ma ei tea, kus juba Tammsaare kirjutab, et tee tööd, siis tuleb ka armastus või mingisugune nagu inimloomuses on see, et läbi selle pingutusele järgneb mingi heaolu. Suures plaanis pingutamine, ma ei tea, kas pingutamine ise, aga see liikumine annabki ju tegelikult laob selle vundamendi selliseks nagu terveks eluks. Nii vaimses kui füüsilises mõttes. Et ongi see, et kui sa juba mingeid asju oled juba ära proovinud ja sa said selle tehtud, siis on see, et aga ma olen ju võimeline ka veel teisteks asjadeks. Praegu valin ise selle,
et ma ületan ennast ja panen ennast ebamugavasse olukorda ja kas ma saan hakkama, aga kui mul peaks tulema see ka igapäevas elus, siis ma tean, et ma ei murdu nii kergelt. Need emotsioonid, mis sa sellest saad, need lihtsalt kannavad pärast niivõrd pikalt. Ma teengi trenni sellepärast ja selleks, et peale trenni istuda maha pingile, et oled endaga rahul, et oled endast andnud nagu seal trennis. Kahju, et läbi on, samas tore, et läbi on, aga siis mõtled jälle, et tahaks juba järgmist aastat. See on selline emotsioonide ja tunnete kogum, ülim vabanemine ja joviaalne. Ja muidugi see lõpp, kus sa jooksed oma tiimiga sinna finišisse ja seal on teised tiimid ka juba ootamas ja sa tegite ära nagu siukse töö lihtsalt. Ma ütlen kõigile inimestele, kes seda ei ole veel avastanud, et vali oma sport ja tee. Selline hüüdlause, et kui sul on keha, siis sa oled sportlane. Ehk siis igaüks võib olla sportlane ja ma usun, et seda põhimõtet võiks kõik hoida.